Ma olen kunagi Tartu kunstikoolis õppinud ja ma ei ole siin kunagi näitust teinud. Ja sellest on ka nüüd juba väga palju vett merre voolanud. Kui ma kohtasin oma kunagist direktorit, tema elukaaslast, Tartu kunstikooli vilistlaste koosviibimisele ja siis nad ütlesid mulle, et Lilian, sa tule ikka Tartusse näitust tegema, et meie sinna Tallinnasse ei jõua. Aga sellest vist on ka juba 20 aastat möödas, nii et nüüd ma siis lõpuks tulin oma näitusega siia Tartusse. Kahjuks küll on nii, et nende silmad seda enam ei näe ja Karne Viiva tähendab siis elav liha. Et alguses mu mõtted läksid üle Almodovari filmile, mille nimi on Karne Treemula, ehk siis lihavärine. Aga see tundus mulle, et see ei ole päris see või et ma võib-olla nii konkreetselt selle näituse pealkirja puhul ei tahtnud sellele Almodovaarile, nagu et siin ei olegi tegelikult temaga mingit pistmist, et siis ma nagu näituse pealkirja mõtlesin teistsuguse välja. Aga üldiselt jah, et mul on sellised eksistentsiaalsed mõtted selle näituse juures. Ja teemad on sellised ka, ütleks nagu klassikalised, armastus, surm ja taassünd. Ma ei tea, kuivõrd taassünd on klassikaline, aga armastus ja surm kindlasti. Ma ütleks küll, et noorema seas pigem rohkem armastuse ja kirg võib-olla. Ja nüüd on lisandunud siis ütleme tõesti surm ja taassünd. Ütleme, et nooremana mul see spontaanselt sündis kuidagi. Mulle tundus, et minu kanal on avatud ja see kusagil tuleb nagu tõesti töö käigus, vormub töö käigus kõik. Et ma olin tunduvalt spontaansem ja väga paljud kunstnikud või siis minu kunstiga austajad isegi ütlevad, et tegelikult nendele meeldiski minu see ekspressiivsem, varajasem looming rohkem. Aga kuna ma olen ise inimesena muutunud, siis ma ei saa nagu kogu aeg ühte kanalisse või kogu aeg selle ühe stambiga teha ja inimene lihtsalt paratamatult muutub. Ja minu enda jaoks on võib-olla huvitavam ka teistmoodi maalida, mitte nii, ütleme lahmivalt, et kui seda ekspressiivset maalistiili nimetada selliseks. Et siis pigem jah, ma mõtlen tegelikult, analüüsin mõttes kogu aeg. Ma kasutan päris palju fotot ka ja salvestan enda jaoks neid fotosid ja siis panen peas pildi kokku. Ja tihtipeale siis ütleme puht maalitehniliselt on siis vahel, mul on ka 2 erinevat stiili. Üks on selline, et ma maalin abstraktse põhja ja sinna peale siis selle, mis ma soovin siis need figuurid sellise peenema joonega. Ja teine on siis jah, et ma seda abstraktset põhja ei maali. Et see ongi nüüd üks näide sellest minu varasemast loomingust. Et see on tõesti selline ekspressiivne jõuline. Ma veidikene õige pisut viimistlesin teda mõnda kohta, millega ma päris rahul ei ole. Aga üldiselt minu pildid ongi sellised, et paljud küsivad, et miks siin on kaks daatumit, et paljudel on 2 daatumit, et ma olen neid siis aja jooksul viimistlenud ja mõni on päris uueks sündinud selle viimistluse läbi. Et mõnele on ainult väike detail jäänud, mõnele on jäänud, mis on väga hea, mõnele on jäänud ainult taust, põhi, värvi kombinatsioon sinna peale on väga hea maalida, kui selline taust juba olemas on. Sellepärast ma ka kasutan ise seda abstraktset tausta. Muidugi seda teeb keerulisemaks mõnevõrra ja huvitavamaks enda jaoks. Aga jah, siin on näha siis, et ma kasutan sellist segatehnikat ja siin ongi markeriga joonistatud siin alumisel pildil ja see on siis taassünni teemaline ongi, ütleme siis see pilt just, mis on selle peenema viimistlusega. Et üks tuttav kunstnik kunagi ütles, et oi, seda surnuristidega piltida küll taha sinna näitusele, aga ma ütlesin, et seda ei saa. Ma ei saa sulle seda ühte osa sinna näitusele anda, nad peavad koos olema. Et muidu ta on ilus küll, poisikkel omab lilleaasal, aga see sügavam mõte läheb kaduma. Kokkuvõttes on näitus Karne Viiva kutse tunnistada elu ajalikkust ja kaduviku paratamatust ning tõdemus, et inimhing ilma armastuseta on pelgalt elav liha, armastus aga pühitseb ihu, andes sellele vormi, mis ületab keha piirid.